Täna Estoloppeti maratoni teine etapp, Tammsalu-Neeruti maraton, juba 21. laupäevane päev. Lähme vaatame, kuidas võistlejad on ette valmistanud. Lootused on ikkagi, ütleme nii, et mõnusalt läbi sõita. Vanus on juba piisavalt selline, et eesmärk on tunda sellest suusasõidust rõõmu ja lõpetada siis ka hea tujuga. No ma lähen lühemale, aga ma tahaks kenasti läbi, ma ei ole paar aastat sõitnud ja tahaks kenasti läbida. Ilm on ju hea ja viga. Kuskil mingi 30. aastad vanusest ma mõtlen ka, et siis alles vist võitsin suusad esimest korda kättega. Tartu maratonil läksin nullist. Võtsin suusad, läksin Tartu maratonile. Ma ei tea, lõpetasin krampidega, et nii oli. Võrreldes eelmise aastaga on 200 inimest rohkem eelregistreerinud. Kuidas selline tulemus saavutati? Talv on olnud selline lihtsalt. Eelmine aasta olime esimene maraton, kes üldse korraldada sai. Lund oli väga napilt hädapäraselt, et isegi need olemasoleva lumega kurvid kippusid minema natuke liivaseks. Et see aasta on saanud detsembri keskelt saati suusatada, et eks see põhjus seal olegi. Lund on isegi liiga palju, et pigem põhjustab see liigne lumi magamatoid, et parklate lahti lükkamine kõik on suhteliselt keeruline, et lund pole kuhugi panna. Rada on -8 praegu, nii et isegi kui õues on kerge pluss, siis raja peale see üldse ei mõju. Väga erilisi ettevalmistusi ei ole teinud, aga eks selles suhtes treeni kogu aeg tehtud, nii et tulen ja naudin suusasõitu. Tegelikult jätsin juba suusastamise maha ja tulin lihtsalt natukene ennast värskendama. Läksin jooksumaratonidele üle ja lihtsalt treener ütles, et tule vahepeal suusastama ka. Aga eesmärk on läbi sõita heale kohale ja vaatame, mis saab. Eks ma juba lapsest peale olen suusatanud, aga rattatrennis põhirõhk on ikka rattal. Aga nüüd siin viimased talved on Eestis olnud, et siis trennis ikka päris palju suuska sõidan, et siis mõtlesin, et võiks ikka ära proovida, et kuidas on. Ja start on antud! Mõnusat sõitu kõigile! kannaga sõitma. Seal alguses käisin veel Käpla ja siis
Suusatan kodus hästi palju. Olen õppinud ise. Et ma siis saingi selle suusapüsiku niimoodi, et ma ise treenisin ennast, kuni ma saingi. Et see on lõbus, et sa saaksid natukene libiseda. Ma arvan, et mul läks väga hästi. Ettevalmistused nagu ma muidu sõidan jalgratast ja see on nagu talvine ettevalmistus ja tuli otsus siia võistlema tulla ja see võit tuli üsna üllatusena. Ma ründasin viimasel raskel tõusul umbes kilomeeter enne lõppu ja siis jäid konkurendid maha. No ma proovisin ikkagist ja ettevalmistus olid ikka niimoodi, et pikemad sõidud trennis ja nii. Ega muud midagi, selles mõttes, et oli plaaniski võita, sest et nagu eelmisel Estolopati etapil ma ei käinud ja siis pidi seekord võitma. Umbes kuskil 5 kilomeetrit enne lõppu, siis minu klubikaaslane teine tüdruk siis jäi maha ja siis ma sain aru, et nüüd on võit minu. Tuleb siis kurvist välja ja on teinud sotid selgeks selle distantsi teises pooles ja võtab täna ka siit võidu. Teist nädalavahetust järjest parim eestlane, täna siis lausa võitja Kauri Kõiv. No kindlasti mõttega võita, aga ettevalmistus oli tavaline, ei midagi erilist. Pigem jääb uisu peal ikka, et järgmine nädal ja äkki siis on kõik selleks aastaks Estolopatil. Aga mine tea, võib-olla alustavad isegi. Täna läks üllatavalt hästi, et võrreldes Viru maratoniga olid suusad väga hästi ettevalmistatud ja libises hästi, nii et mõnus oli sõita. Anette oli kogu aeg nähtavuse ulatuses mul ja viimastel tõusudel siis proovisin mööda minna ja õnnestus. Mis seal ikka lastele pannkoogid laupäeva hommikuks ja siis ise suusariided selga ja rajale. Ootused oli sõita alla 3 tunni, nagu näha. 3-4 minutit ületasin eesmärgi, väga rahul. Rada oli natuke pehme. Põldude vahepeal oli ikka väga pehme, et kõik sõitsid paaris. Aga no saigi Tartu maratoniks valmistada. Et uisutehnikat oli natuke raske. Läbida ilma vahepeal puhtumata. Siis nii ongi. Sõbraga mõtlesime, et võiks, kuna tänavu aasta on lihtsalt väga ilus talv, siis võiks võtta sellest talvest maksimumi. Ja sellepärast mõtlesin, et võiks ka suusatada natukene. Koju sauna. Praegu otse sauna tähendab ja siis väikse tõlled. Ja jalad seina peale, mis seal muud ikka. Ja no ettevalmistus Tallinna maratoniks. Oli raske. Ootused, ma ei läinud väga ootustega, ma pole varem sõitnud maratoni, aga ma tahtsin hästi sõita. Rõõmu peab oskama leida, siis jõuad lõpuni ja edasi ka. Aga eesmärk ei olegi ju praegu nagu panna täiega kogu aeg või võita, et see tuleb seda lund ära kasutada, mida meil niigi vähe viimaste aastate jooksul olnud on, et pigem rahulikult ja mõnusalt.
naudin ilma ja naudin loodust ja mõnus. Suusamaratonide puhul ma arvan, kõige olulisem ongi see emotsioon ja see, et nagu noh, ütleme, et jääks niisugune meeldiv tunne, et see on kõige tähtsam. Värske õhk, tore seltskond, ilus talv, rohkem pole vaja.